90ndad ja niisugune värskelt saabunud iseseisvus meeletult kõikvõimalikke uusi võimalusi, põhiliselt pakkus ta ka toitu mingisugusele teatavale moonutatud pildile iseenda võimalustest ja võimekusest. Ehk siis vähemalt rockmuusikute seas, vähemalt minu peas isiklikult eksisteeris küll niisugune väga selge veendumus, et Lääne-Euroopa, Ameerika Ühendriigid on oodanud seda raudse eesriide langemise hetke nagu kannatamatult, millal siis tulevad Eesti ansamblid ja toovad sinna seda kaua oodatud rockmuusikat. Ja me tõesti uskusime sellesse. Ja minu toonane ansambel pika ja lohiseva ja ühe filmi pealkirjast varastatud nimega, jõuknimega siis Merry Christmas, Mr. Lawrence, mis hiljem lühenes Mr. Lawrence'iks, selle niisuguse illusiooni pealt tegelikult tegutses. Ja laulu sõnad pidid loomulikult olema inglise keeles, sellepärast, et väga keeruline on saada Ameerika Ühendriikide kõige populaarsemaks ansambliks lauldes eesti keeles. Nii et, ja tagantjärgi neid tekste vaadates, siis nad muidugi on täis grammatikavigu ja kõike muud. Aga jah, 90ndate esimene pool, või ütleme tegelikult praktiliselt terved kõik 90ndad läksid selle tähe all, et teostada oma seda niisugust ühest küljest kahtlemata lapsikut, aga teisest küljest ikkagi mingit teatavaid niisugusi võimalusi pakkuvat unistust. Ansambel Merry Christmas, Mr. Lawrence laulab inglise keeles ja teda on selle eest kõvasti hurjutatud. Hea muusika ei sünni ilma kuulajata. Kuulaja on Merry Christmas, Mr. Lawrence jaoks partner ning me ei taha oma partnerite ringi teadlikult limiteerida. Me olime ikkagi elanud mingisuguses teatavas niisuguses kookonis või mingisuguses totaalses sulus, ega meil ju tegelikult polnud aimu sellest, mis mujal maailmas toimub. Nii et selles mõttes oli see pilt kaunis niisugune väärastunud. Aga mul on tagantjärgi mõeldes ikkagi hea, et ta oli väärastunud. Kui me kohe algusest peale oleksime läinud selle mõttega, et meist niikuinii ei ole asja, me oleme niikuinii niisugused tühised eestlased ja et kui me oleksime kohe selle nii-öelda veendumuse või arusaamaga oma tohutut niisugust lugu ehitama hakanud, siis ei oleks üldse midagi juhtunud. Nii et tegelikult mul on hea meel.